ma teen lahti Jakobuse kirja ja loen sealt kõigepealt ainult ühe salmi, Jakobuse kirja 4. peatüki 7. salm. Ja siin on öeldud üks selline oluline printsiip. Alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Jakobus kirjutab siin pisut pikemalt nagu selle kohta, aga algame sellega. Siin on nagu kaks sellist olulist aktiivset asja tegelikult öeldud. Ja esimene asi, mis on öeldud sedasi, et tuleb alistuda Jumalale, ja teine asi on see, et tuleb vastu panna ka kuradile. Nüüd tuleb mõelda, et kas teeme neid asju? No ütleme, et eks see Jumalale alistumine on ka selline, kui kuulekad me oleme. Ega see pole mingi alistumine, kui me tegelikult ei ole kuulekad oma issandale. Ja sellepärast mõtleme selle koha pealt. Aga ma usun sedasi, et mingis mõttes me, ütleme, püüame vähemalt oma mõttes olla need inimesed, kes me tahame tegelikult Jumalale olla kuulekad ja talle ka alistuda. Nüüd see teine asi, kuidas me vastu paneme kuradile. Ma usun sedasi, et on osa inimesi, kes väga tihti võib-olla panevad, igal pool sõitlevad seda kuradit ja omast meelest seda teevad. Aga küsimus ongi nüüd nagu selles, et vahest võib sassi ka minna sedasi, et seal, kus on Jumal tegutsemas, arvame, et see on kurat, kui midagi me eludes sünnib, sest et kui me mõtleme ja vaatame Jumala sõna, siis me näeme sedasi, et väga paljud sellised asjad, mida Jumal on tegemas ja mis meile absoluutselt ei meeldi ja vahest me kirjutame neid nagu ka siis nagu kuradikaela, et ära ole sina tegutsemas. Kui me loeme kas või 5. Mooses 28 seda teist poolt, just ma mõtlen sedasi, kus on haigused ja hädad, sellepärast, et osa rahvast väga siiralt usub sedasi, et ainult, et nagu kuradi käest oleks haigus. Ei ole, Jumala sõna ütleb seda, mina löön ka teid kõikide nende asjadega. Ja sellepärast on see nii, ja me näeme sedasi, et kurat ka peab veel küsima Jumala käest luba, et üldse haigustega tulla ligi. Ja kui uksed on lahti, siis ta tuleb ise küsimata ja sellepärast on niimoodi, et nii see vaimne maailm on siin selles mõttes toimimas. Ja sellepärast need mõlemad pooled on tegelikult väga tähtsad. Ja sellepärast täna selline sõnum ja võib-olla jääb isegi nagu see selline rõhk nagu sellele, et kuidas seista vastu just kuradile, kuidas temale vastu seista. Ja sest, et vaata, Jumal tahab meie käest nagu sellist kahte sorti aktiivsust, eks, et nii nagu Hebra kirjas on Jeesuse koha pealt öeldud, et ta armastas õiglust ja vihkas ülekohut. Et vaata, need asjad on nagu sellises teatud tasakaalus ja vastandlikud ja nagu mõlemas suunas peab olema meil ka valmisolek. Nüüd täna see sõna, mida ma jagan, on sellised, et kõigepealt võtame Jeesuse eeskujuks. Ma usun sedasi, et kes me natuke piiblit tunneme, siis me teame, et Jeesus oli kuulekas oma isale. Ta tuli isa tahtmist siia maailma tegema ja nii kui ta ütleb väga selgelt, et ma ei tee midagi, ma ei räägi midagi, kui ma ei kuule seda isa käest või ei näe seda isa tegevat, selline täielik kuulekus selle koha pealt. Meie oleme, ütleme nagu sellised vahest nagu rohkem tegutsejad ja sellepärast on see nõnda, et näiteks, et Andrei Zapovalov on ikka toonud nagu seda näidet, et näiteks, et kui Jeesus on Pedesta tiigil, et miks ta tervendab ainult ühe haige? Aga sellepärast, et isa ei tahtnud rohkem. Ta ei näinud mitte midagi isat rohkemat tegemas. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga ütleme, et kui me teeme tervenduskoosoleku, siis me justkui tervendame kõiki. Sellepärast, et me oleme ikka ägedamad, me teame nagu kõik, et kõik peavad terveks saama. Sest et mingis mõttes oli see niimoodi, et me vahest loeme seda, et Jeesus tegi kõike terveks, aga seal on üks teine asi, seal on, et kes tulid usus tema juurde ja sellepärast on see nõnda, et eks seal Pedesta tiigil lihtsalt oligi see lugu, et seal usku tegelikult ei olnud ja sellepärast ei olnud midagi teha. Ja selle ühe mehe usu ta tegelikult äratas, kellega ta seal vestlema hakkas. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et need asjad, ütleme, mida Jumal kellegi meie juures teeb ja millal teeb, need on ju sellised asjad, et on väga isiklikud vahest. Ja sellepärast meie lahendaksime vahest kiiresti kõik asjad korraga ära, aga Jumal tunneb ja teab kõike seda, mis on meie eludes ja millises suhtes me parasjagu oleme ja kuhu me jõudnud oleme. Nii et nii ta on. Jeesus oli kuulekas isale ja sellepärast kiitus Jumalale, et selle küllega me arvame, et oleme ühel pool, et ei kahtle selles. Aga kuidas Jeesus seisis vastu kuradile? Ütleme, et siin on üks paar kohta, ütleme, et muidugi väga selge koht on see, kui ta on kõrbekiusatuses, seal on otsene selline saatanaga vastuseis. Sest et saatan tuleb kiusama ja ma teen lahti selle Mattiuse 4. peatüki ja natukene vaatame korraks sinna.
4:3. Noh, Jeesusel tuleb nälg kätte ja kiusaja tuli tema juurde, ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Aga Jeesus vastas, et kirjutatud on, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et näed, kiusaja tuleb nende asjadega, kus ta näeb, et meil on mingisugune vajadus. Sest et noh, sinna saab kergesti hakkida. Ja sellepärast on niimoodi, et need asjad, kus sul on vajadused, sa pead olema tegelikult väga valvel, et kelle pakkumine tuleb. Kas tuleb Jumala pakkumine või tuleb kuradi pakkumine. Sellepärast, et kurat samamoodi saab väga hästi tegelikult sellest aru, et kui kuskil on vajadus ja puudus, siis tema tegelikult tuleb ja noh, ütleme, et isegi kui seda ei ole, ta tuleb seda tekitama, et sul see puudus oleks, nii nagu sa Eedeniski ütlesid, no teil on siin midagi puudu. Jumal oli kõik väga hästi teinud. Aga vaenlane tuli ikkagi, rääkis sedasi, et kuule, teil ikkagi midagi puudu, et Jumal üldse varjab teest ja teile kõike nagu ei tahagi anda ja rääkida ja sellepärast tuli nagu sinna vahele. Ja sellepärast, kallid, täna näed, tuletame seda meelde, et need pakkumised ja asjad ja ütleme, et noh, niisugune tegutsemine, tahtmine võib tulla tegelikult nagu meil hoopis mitte Jumalast juhitult, vaid saatana käest. Sest vaata, meil võib olla see, et oled Jumala laps, ma peaksin nagu midagi tegema. Oled Jumala kogudus, me peaksime midagi väga tegema. No ei pea mitte midagi tegema, seda, mida isa käsib, seda ainult teeme. Ja sellepärast on see nii, et me vahest oleme nagu kuidagi mingisuguse surve all ja mõtlen, et väga kergesti mõtlen, et mis meid mõjutavad, inimeste ütlemised. Mina ütleme, et ega mina sellest absoluutselt vaba ei ole, vahest mingisugune repliik või asi või on see jutluste kohta või teatud Jumala riigi töö tegemise kohta, keegi ütleb sedasi, vahest püüad hakata seda nagu lahendama. See ei ole tegelikult see. Ja ma pean palju kordi tegelikult minema issand, et Jumal, mis sina ütled? Inimesed ütlevad nii, aga mida sina ütled? Ja siis on selline, et üleskutsed on sellised, ütleme, et noh, Jumala riigis on palju üleskutsed, vahest mu käest küsitakse lausa otse, et miks sa suhtud ühesse asjasse nii või teistmoodi. Ma suhtun sellepärast, et ma küsin isa käest üle. Ma olen Jumala ette mõtlenud, kuule, ütle sina mulle, mida ma pean tegema. Palju asju tehakse siin selles maailmas, väga õigeid asju tehakse, ma ei ütle, et need valed asjad on. Ja vaata, mina ei pea olema ka kõikide õigete asjade tegemise juures. Ja sina ka ei pea olema kõikide juures. Sellepärast, et see on, meil on igal ühel nagu oma roll ja koht ja asi, millega me üldse tegelema peame ja sellepärast väga tähtis on ikkagi usaldada isa ja küsida ja oodata tema lahendusi. Jeesus ootas ära, kui see kuradi kiusamised mööda said, siis on ju sõna ütleb seda, et inglid tulid ja teenisid. Ja toitsid teda. Aga nüüd oli see, et ja see ei olnud nagu mingisugune oma kättega aitamine ja nagu ise asja ära lahendamine ja sellepärast, aga ma usun seda, et raske on tegelikult vahest nagu seda hetke nagu üle elada, et oodata seda, just seda Jumala lahendust. Ja sellepärast nii ta on, et aidaku meid Jumal selle koha pealt, et jätame selle meelde, et siin selles maailmas on neid motivaatoreid küll, kes tulevad meid tegelikult tagant lükkama. Kui Mooses jäi kauaks mäe peale, rahvas hakkas Jumalat tegema ja sellepärast see on üldse selline lugu, et see on koguduste lugu, on vahest on samasugune lugu, no kui ei ole seda vaimulikku elu koguduses, et kuidagi on nagu vaikne, et ootama pead. No teeme ise midagi. No ei pea tegema mitte kui midagi. Siis lihtsalt tulebki tegelikult oodata. Ja mitte mingisugust, ütleme, probleemi tegelikult selles ei ole. Sellepärast, et usk ongi ju see kindel usaldus selles, mida sa loodad ja ootad ja oled usus ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna lihtsalt need sellised nõuanded tulevad issanda käest. Sest et pigem on see niimoodi, et me vahest kui süüdistame, et inimesed midagi ei tee. Pigem me näeme sedasi, et lõpuks on ju see probleem, et inimesed on palju teinud, aga kes on, ma ei tunne teid. Te ise tegutsesite ja sellepärast täna tuletan seda meelde. Taavetil elus oli vaata see üks tark naine, kes ta ellu lõpuks tuli ja ta naisekski sai see Abigail. Ta tuli ütles, et näed, Jumal on sind hoidnud oma käega aitamast. No Taavetil oli niisugune tunne, kaua oleme olnud seal ja see naabal, kes seal oli ta naabriks seal ja rikas mees oli ja ühel päeval mõtleb sedasi, et oleme kõrvuti olnud, et kuule, sellel naabril on nii hästi läinud, et see naaber on juba nagu võlgu jäänud, et ta peaks meile midagi toitu andma või pakkuma. Ja saadab oma mehed küsima, ütleme viisakad suhteliselt aga me näeme, et see mees ei anna. Ja nüüd on niimoodi, Taavet reageeris selle peale, kui ei anna, siis on nii, et mitte midagi järgi ei jää. Kuningad on vahepeal selliselt, et küsivad midagi, kui ei anna, siis hakkavad ise kangesti tegutsema. Oli see Ahab või ka praegusi kuningaid võime siin näha samamoodi, et mõte pähe tuleb ja siis on niimoodi, küsitakse ja räägitakse võib-olla ja siis ollakse valmis tegutsema. Aga
tuli ühesõnaga see Abigail, tuli üks tark naine, kes rahustas Taaveti maha ja ütles, et ära mine sellesse veresüüsse, ära hakka oma käega ennast aitama, küll see abi tuleb, mis sul on vaja. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et tegelikult Jumal on tegelikult ootamas seda, et meie usaldaksime teda ja et me ei oleks ise need kanged tegutsejad siin selles maailmas. No nii, no ütleme, et see oli mingisuguse puuduse koha pealt. No järgmine see, ütleme, mis siin Jeesusega tehti, oli, kurat võttis ta kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale. Ja siis ta ütles, et kui sa oled Jumala poeg, kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, sest tema käsib oma ingleid siis ja siis nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Ja sellepärast, kallid, täna oleme Jumala kojas. Oleme tulnud sellisesse kohta ja me näeme sedasi, et kurat võttis ta kaasa pühasse linna. Saate nüüd aru sedasi, et see oli kõik, Jeesus on kõrbekiusatuses. Aga see, ütleme, see vaimse maailma kiusatus, nagu siin käis, ütleme, seal oli kõik tegelikult oli kaasas. Ja nüüd on nii, et ta on pühas linnast, ta on isegi pühakoja harjale pandud ja nüüd on, ja siis on selline, et kurat ütleb, et kukuta alla ja proovi nüüd Jumala sõna. Jumalat ei tule kiusata ja sellepärast on niimoodi, et meie peame usaldama Jumala sõna, aga meie ei pea nagu selliselt neid proove tekitama. Ma ei tea, vahest ma olen kuulnud niisugused näited, et et mõni ütles seda, see kuulutas välja teatud asjad, mis hakkavad sündima ja ega ta ongi selline lugu, et kui sa ise kuulutad, ei pruugi mitte midagi sündida, aga kui see Jumala käest on tulnud, siis neid asju on vaja teha ja sellepärast on niimoodi, et me ei saa tegelikult, mõtlen, Jumalat nurka suruda. Sest et Jumal on nii suur, ta ei mahu ühtegi nurka ära, sest ta on kõikjal. Ja sellepärast me inimestena vahest nagu mõtleme sedasi, et kuule, et me võtame nendest tõotustest kinni, usu inimeste probleem on vahest sellest, et Jumal, me oleme nüüd kõik teinud ja nüüd sa pead. Ja sellepärast on see nii, et aga me näeme, et Jeesuse reageering oli niimoodi, et ei, mitte mingisuguseid nurka surumisi, olgu need olukorrad millised tahes, aga ma lihtsalt usaldan issand sind ja ise ma tegutsema ei hakka. Ja vastus ongi, samuti on kirjutatud, et sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Sa ei tohi kiusata issandat oma Jumalat. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me selliste asjadega ei tegutseks. No nii, mis on siis, ütleme, selline, mida ega vaenlase need, need trikid ja tüssamised ei ole meile tundmata, nii kui Paulus kirjutab ka. Ja üks järgmine asi, mis seal viimaseks tuleb, et ta võttis kaasa teda ühte määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust. Ja väga huvitav on niimoodi lugeda, Jeesus läheb kõrbesse ja ta on seal kuradi kiusata ja nagu see initsiaator, et kus ta on kuskil pühas linnas seal, eks, ja templi harja peal ja kuskil kõrgem mäe peal ja kuskil on kõike nagu vaatamas ja me näeme sedasi, et kes on seal näitamas ja võtab ja näitas talle kõike maailma kuningriike ja nende hiilgust. Ja ütles, et kõik ma selle annan sinule, kui sa langed maha ja mind kummardad. Ja Jeesus ütles, et minema, saatan, sest kirjutatud on, kummarda issandat oma Jumalat ja teine ainult teda. Ja siis kurat jättis seda rahule. Vaata, nüüd on see Jakobuse kirja lugu täide läinud, eks. Alistud Jumalale, seisad vastu kuradile ja siis kurat pageneb su juurest. Ja see sünnib just nagu sellises variandis ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie peame alistuma tegelikult Jumalale ja kui me oleme Jumalale alistunud, siis me suudame tegelikult kuradile vastu seista. Skeuapojad ei suutnud tegelikult kurjasid vaimusid välja ajada. Põgenesid tegelikult alasti, sellepärast, et nad ei olnud Jumalale alistunud. Ja sellepärast on see nii, et ka väga tähtis on see, et me oleksime Jumalale alistunud, siis me tegelikult saame nendes proovides hakkama. Me jääme alla nendes kohtades, kus me Jumalale alistunud ei ole, kus me Jumalale kuulekad ei ole. Ja kallid, õnnistusi, ütleme, me ei pea üksteisele õpetama, et kuidas õnnistusi saab. Oled kuulekas Jumalale, õnnistused tabavad sind. See on Jumala reegel, see ei ole mitte mingi teistmoodi. Ja sellepärast on niimoodi, et kummardad Jumalat ja austad teda ja kiidad teda ja õnnistused tegelikult, tulevad meile. Nüüd on nii, et teine koht, kus Jeesus seisis vastu nagu sellisele kuradi tööle ja kus ta seda tegi? Ta tegi seda Jeruusalemma templis. Ja nüüd on Mattiuse 21 peatükk mul lahti ja sealt 12 salmi sealt edasi. Jeesus tuli pühakotta. Seekord tuli ta ise sinna ja ta tuli sinna kindlasti isa tahtel, mitte nüüd ei olnud seal, et kurat teda seal tassis kuskile. Ja ta ajas välja kõiki, kes pühakojas müüsid, ostsid ja lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja me näeme sedasi, et issand tuleb pühakotta ja ta hakkab inimesi
välja ajama. No meie ajaksime sisse, tulge sisse. Aga Jeesus tuli pühakotta, ta hakkas inimesi välja ajama. Ta hakkas välja ajama neid, kes olid seal teiste motiividega. Me teame sealt Johannese evangeeliumist sedasi, et Jeesus räägib, seal ütleb, kuule, tead isast kuradist üldse. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega võtta selles pühas kojas, ütleme saduse eriti, eriti, need ei uskunud üldse ingleid ja ei uskunud igavest elu ja ütleme, et päris uskmatu kamp oli, kes seal templi ümber nagu toimetas ja tegi. Ja sellepärast nii see on, et paraku kurvastusega peab ütlema, et see nõnda on. Aga Jeesus sellel hetkel ta lihtsalt näitas sedasi. Ja ega ta ei saavutanud, kuidas ütelda, mingisugust, sellist lõplikku tulemust seal. See oli hetkeline tulemus. See võib olla nagu täna Jumala teenistusel, et natukene midagi ajame südamest ära. Lähed kui tagasi, kõik tagasi. Eks? Sest et vaata see, see templi puhastamine ongi niimoodi, et sa võid nagu selle hetke nagu saavutada. Aga isegi see hetk oli väga hea. Sellepärast, et vaata, nüüd on niimoodi, et nüüd muutus see palvekojaks, sest nüüd minu koda hüütagu palvekojaks, aga te olete teinud selle röövlikoopaks. Ja kui see oli puhastatud, kui see oli tühi, siis astusid tema juurde pimedad ja jalutud ja ta tegi need terveks seal. Nüüd oli hoopis teine atmosfäär, teine olukord. Ennem võisid osta neid ohvriloomi, toimetada neid asju, aga nüüd oli, järgmine hetk oli selline lugu, kus tegelikult Jumal oli kohal ise seal, tegutsemas, tervendamas, toob nägemist, jalutud hakkavad kõndima, sünnivad need asjad. Ja mis veel tuli seal selles Jumala kojas siis sellel hetkel? Kui need imed sündisid, siis tuli tegelikult Jumala kiitus. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et seal on siis need poisid, kes hüüavad pühas kojas Hosianna Taaveti pojale ja toimub nagu selline olukord. Nüüd ongi niisugune küsimus, ütleme, et võtame me südametempli, mis seal toimub? Kui, ütleme, et me võime, südametemplis saab väga hästi kaubelda, muudkui ostad ja vahetad ja müüd. Ka praegu, kui sul on mingisugused mõtted peas. Väga lihtne on, arvestad, rehkendad, mida ma ostan ja mida ma müün ja siit ma saan ja sinna lähen ja sellepärast see võib olla täiesti nii. Või kuuled sa, nagu ütleme, selles oma südametemplis, et hoopis laul käib. Nii kui Efesuse kirjas on, et nende vaimulike laulude ja asjadega hoopis, et tunned sedasi, et eriti on muidugi võib-olla huvitav, et kui sa öösel üles ärkad, kas süda laulab? Sellepärast, et ega see on selline huvitav moment, et vahest, kui sa võid nagu ärgata ja kuuled ära, et mis tegelikult nagu toimub, et mis templis toimub. Et templis tegelikult toimub see, et on hoopis Jumala kiitus. Ja sellepärast nii on, et sellepärast, kallid, täna ka näed, et kui me tuleme niimoodi ja kui me siin oma südameid puhastame, toimub tegelikult tervenemine ka. Sest et kui see nagu tühjaks saab nagu kõigest sellest valest ja asjast, siis me näeme sedasi, et hakkab toimuma lihtsalt see tervenemine ja sellepärast aidaku meid Jumal, et ka täna me terveneksime siin Jumala läheduses ja et me kiidaksime siin Jumalat, oleme seda juba teinud ja kiidame veel ja et me ei kaotaks seda ära. Et see ei oleks mitte mingisugune ainult selline hetkeline ajutine asi, et korraks me tegime seda, sest et see oli täiesti selge, et Jeruusalemma tempel, ütleme, et kui Jeesus sealt oli läinud, see läks üsna samasse olukorda tagasi. Sellepärast, et ega seal mingit muutust veel ei toimunud ja sellepärast nii ta on. Aga nüüd näed, need kaks sellist aktiivset tegutsemist, mis on vaja. Alistuda Jumalale ja seista vastu vaenlasele. Ja nüüd on nii, et ja seda igal päev. Sellest me nagu lahti ei saa, sest siin on nagu näha, et mõneks ajaks jättis vaenlane rahule siis Jeesuse aga kallid, nii see on, et ka Jeesuse koha pealt on öeldud, et mõneks ajaks. Vaenlane, nagu Peetrus kirjutab oma kirjast, ta käib ümber otsides, keda neelata. Ja see on tema pidev tegevus. Ta ei ole seda lõpetanud ja Jumal ei ole ka sellele piiri pandud. Saatan ei ole seotud, me peame sellega arvestama, me elame sellises maailmas ja ta neelab seal, kus ta tegelikult neelata saab. Ja küllalt on neid inimesi, keda ta on neelanud. Küllalt on neid inimesi, sellepärast, et lihtsalt inimesed ei ole valvsad olnud ja ei ole alistunud Jumalale. Ja kui see Jumalale ei alistu, no siis see neelaja tuleb ja ta neelab ära, sest ta näeb sedasi, et võimalus on tegelikult seda lihtsalt teha. Ja sellepärast on see nii, et alistumine Jumalale, väga tähtis on just see kuulekuse moment. Kui sa paned tähele ta häält ja teed selle järgi. Ja see on see kuulekuse väljendus. Me peame arvestama Jumala sõnaga. No kui palju me arvestame tegelikult Jumala sõnaga? Vaata, see Jumala sõnaga arvestamine on selline, et kui, ütleme, kui palju on Jumala sõnal kohta meie elus. Me võime seda mõõta niimoodi, et mitu peatükki loed vahest või palju sa teed, mõni on niisugune, et loed aga piiblit, loed jälle aastaga läbi või loed veel kiiremini läbi ja mõtled, ma olen kogu aeg Jumala sõna juures. No väga hea, kui loed, eks. Aga palju sa selle järgi teed?
sellepärast, et vaata, see on hoopis tähtsam asi, et mida sa teed. Et mitte see, et kui palju sa lihtsalt seda lugesid või, ja millise koha pealt on. Et kas ta on lihtsalt nagu selline, et seda tuleb teha, aga tegelikult on see, seda tuleb täita. Ja ma mõtlen, et lugemist, et ainult sellest jääb väheks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et palju on see meie elus, palju on see koguduste elus, millise koha peal on tegelikult Jumala sõna. Nüüd ütleme, et kui võtaksime Jumala sõna mõõdupuu oma elus, paneksime peale, siis on seda, seda erinevust on kindlasti näha, et kõik ei ole Jumala sõna järgi. Kui me paneme selle koguduste ellu, siis on see täpselt ka väga erinev on see koguduste eludes. Kui palju tegelikult on, Jumala sõnal kogudustes ruumi. Seal Vanas Testamendis, need väga drastilised näited, seal, et ma teen vast ikkagi lahti, lähen korraks nüüd Vana Testamenti, sest et vaata, seal on niisugused ajad, kus, kuningad käituvad niimoodi, ma teen lahti siin esimese või ei, see peaks olema juba teise kuningate raamat, otsime selle koha üles. Ja seal on nii, et 21. peatükk, jah, teise kuningate 21. peatükk ja seal on Juuda kuningas Manasse. Juuda on see, võiks ütelda, see Iisraeli, see püham pool ja nüüd on niimoodi, seal on tempel ja seal on Jumala teenimine, et see on selline paik ja koht. Seal on küllaltki noor poiss saab kuningaks, 12-aastane on Manasse, kui ta kuningaks saab ja ta on kuningana 55 aastat. Ja vaata, mis selle ajaga tegelikult juba jõuab nagu korraldada, sest et vaata, praegusel hetkel on niimoodi, et kas või võtame seda, nõukogude aeg on möödas ja need aastakümned, mis on ja meil on see juba nagu teatud mõttes nagu mingisse aegade hämarusse läinud nagu ja paljusid asju enam nagu ei mõista ega ei mäleta, kuidas siis oli ja tõlgendame või kuidas iganes, eks juba. Aga me näeme sedasi, et 55 aastat on üks selline kuningas, kes teeb kurja issanda silmis. Ja siis on niimoodi, et teeb teiste rahvaste jõleduste eeskujul ja keda issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest. Ta ehitas jälle seal ohvrikünkad ja teeb paalidele altarid ja asera kuju ja kummardas kõiki taevavägesid ja teenis neid ja ta ehitas altarid issanda kotta ja ehitas altarid kõigile taevavägedele issanda koja kumbagi õue. Laseb oma poja tulest läbi käia ja toimetas lausumist ja kuulutas märkidest ja vaata, see on selline, et need on paganate asjad, mida ta tegi. Ja sellepärast on see nii, et vaata, ma ei tea, kui palju sul on mingisugused niisugused endeid veel, mille peale sa üldse reageerid? Et on see must kass või tead, et läheb üle tee, et kas siis sul on probleemi või, et mida pidi ta läks sul seal või. Tead, aga need on räägitud asjad. Või ütleme, et ma ei tea, enam vanasti olid bussipiletid nõukogude ajal, et said õnnenumbriga bussipileti, kui 2 poolt kokku läksid õnnenumbriga, siis sõitsid õnnenumbriga bussipiletiga ja ütleme, et inimestel oli kogu aeg nagu mingisugune, see numbrimaagia pole üle läinud. Osad inimesed ikka jälgivad neid mingisugused numbrid ja värke, väga tähtis on nagu sedasi nagu näha. Aga kust allikast või miks need asjad sulle tulevad, sest see on kuskil siin selles maailmas, sest need numeroloogiad on olemas, igasugused, igasugu asju on sellised. Tegelikult soovitan sulle, et ära uuri neid asju. Saastad oma mõttemaailma ära, sa oled kinni tegelikult nendes asjades. Kõike, mida sa kuuled ja ära kuula neid horoskoope ega värke, absoluutselt ei ole vaja. Kuula parem Jumala sõna, sa pead lihtsalt ennast distsiplineerima, et sa ei loe neid asju, et sa ei kuula neid asju, sellepärast, et vaata, see on selline lugu, et alateadlikult sa salvestad need asjad ära, sest me oleme niimoodi loodud, et sõnad, kui see on välja tulnud juba kuskilt ja meieni jõuab ja siis see läheb, ja siis ta hakkab seal midagi korda saatma. Ja sellepärast me näeme sedasi ja siis ta paigutas Asera sinna, kus ta oli, loeme 7. salm, ta paigutas Asera siis sinna nikerdatud kuju, mille ta oli valmistanud, kuigi issand oli öelnud siia kotta, tähendab, paneb sinna Jumala templisse, paneb ka Asera kuju veel ja 9. salm ütleb seda, et aga nad ei võtnud kuulda seal neid, kes siis ka manitsesid, vaid Manasse ahvatles neid tegema rohkem kurja kui kõik need paganad, kes olid siis olnud ennem ja keda Jumal oli hävitanud Iisraeli laste eest. Ja selline elu on ühtäkki. Teate, mis sellel ajal juhtus? Jumala sõna läks kaduma.
sellepärast, et vaata, kui järgmine kuningas, kes seal on, ütleme, noh, seal on lühikest aega on seal, Aamon on lühikest aega kuningaks vahepeal ja siis tuleb Joosia. Ja kui Joosia saab kuningaks ja siis on niimoodi kuskil, kui Joosia on, noh, ta 8-aastase poissina ka saab kuningaks, eks, ja siis, kui ta on juba 26-aastane, hakatakse templis tegema korraldusi, siis nad leiavad üles tegelikult Jumala sõna. Ja vaata, kui siis tema hakkas tegelikult, noh, ütleme, seda sõna lugema ja kui ta seda kuulis, siis ta käristas oma riided lõhki, ta nägi, et kuule, nii valesti me tegelikult elame. Ja sellepärast on see nii, et ega täiesti selge on see, et väga paljudes asjades on ka praegu, ma ei räägi praegu maailmast, sest vahest me tahaksime nagu selle Jumala sõna panna nüüd nagu maailmale, et miks te selle järgi ela. No nad ei loegi seda, nad elavad oma südametunnistuse seaduse järgi ja see on hoopis teine lugu tegelikult, eks. Aga meie, kes me oleme Jumala rahvas, meil on tegelikult on Jumala sõna väga oluline, see on seadus meile, nii vana kui uus, seal ei ole vastuolu, seda vahest tahetakse vastandada, Jeesus tuli, ütles, ma tulin täitma. Ja sellepärast ei ole siin loe uut või vana testamenti, kõik on õnnistuseks ja kui me sealt mõistame. Ja nüüd on nii, et tema mõistab sedasi, et kuule, et see toob õnnetuse kaela ja sellepärast, et ta käristab oma riided lõhki, nüüd Joosia juba on seal 22 järgmine peatükk, eks, on seda lugeda, 11 salm, aga kui kuningas kuulis seaduse raamatu sõnu, siis ta käritas oma riided lõhki. Ja siis ta annab käsu seal oma preestritele, kes seal on ja et minge nüüd küsitage Issandat minu ja rahva ja Juuda nimel ja seal on keegi naisprohvet Hulda 14. salmis, kelle juurde nad selle küsimusega veel lähevad ja siis on niimoodi ja 16 salm, no ta ütleb, Issand, nüüd tuleb vastus. Ma saadan sellele paigale ja selle elanikele õnnetuse kõigi selle raamatu sõnade kohaselt, mida Juuda kuningas luges. Vaata, kui, no kuidas ütelda, kui sa saad selle tagasi sõna, õnnetus tuleb ja tuleb selle raamatu sõnade kohaselt, täpselt nii, nagu siin kirjas on, niimoodi tuleb. Ja mida Juuda kuningas luges, sellepärast, et nad jätsid maha mind ja suitsutasid teistele jumalatele, et mind vihastada kõiksugu kätetöödega ja mu viha on süttinud põlema selle paiga vastu ega kustu mitte. Aga siis tuleb üks selline agaosa tuleb ka sinna juurde, aga nüüd sellepärast, et sa käristasid oma riided lõhki, 19 lõpuosa, ja siis olen ma sind kuulnud, ütleb Issand. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et lihtsalt õnnetused lükkuvad edasi. Aga noh, tulemata jääd, ühel päeval on niikuinii on Jeruusalemega kõik ühel pool. Ja siis hakkab see, ütleme, see Joosia aegne usupuhastus. Hakkab see, võiks ütelda, terve maapuhastus, templipuhastus. Ja siin on nüüd väga võimas on nagu seda lugeda, kuidas see käis, et kogu rahvas ja kuningas läks ise ka Issanda kotta ja koos temaga kõik Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, preestrid ja prohvetid ja kogu rahvas, nii hästi väikesed kui suured. Ja ta luges nende kuuldes kõik Issanda kojast leitud seaduse raamatu sõnad. Ja sellepärast on see nii, et kallid Jumala sõna on kõikidele, igale tegelikult vanusele on Jumala sõna täiesti kohane. Ja nad teevad lepingu tegelikult Issandaga. Ja siis et nad hakkavad heast südamest ja kõigest südamest hakkavad Issandat teenima. Ja kogu rahvas astus lepingusse. Ja nüüd hakkab pihta, hakatakse Issanda templist välja viima neid asju. Ja kallid, ma ütlen sedasi, et me täna ei viisi mitte midagi välja. Aga see ei ole välistatud, et ühel päeval midagi viime veel välja. Ma mõtlen Jumala kohast siit ka. Sest et osad asjad on niimoodi, et me oleme harjunud, et kõik need asjad täpselt niimoodi peavad olema. Aga vaata, kui Jumal tõmbab vahest nagu selle asja niimoodi lahti, et sa saad aru, et sedasi, et kuule, see tuleb välja viia. Ja vaata, see ei saa olla nagu, kuidas ütelda, mingisuguse sellise välise surve peale, vaid see peab tulemagi selle sisemise arusaamise järgi, mis on. Kui Efesoses inimesed põletavad, ütleme, neid nõiakunsti raamatuid, siis nad põletavad seda oma südame sunnil. See on minu raamat, mina ostsin selle, mina maksin selle, aga praegusel hetkel mina selle hävitan. Sellepärast, et vaata, kohale jõudis see, et seda tuleb tegelikult teha. Ja sellepärast on see nii, et ma ütlen, et me võime elada nii harjunult paljude asjadega ja ütleme, et ja peame kõiki neid õigeks ja mõtleme, et kõik on tegelikult hästi. Aga ma ütlen sedasi, et see on täiesti selge, et ma ütlen, et kõik ei ole nii kohutavalt halvad, võiks ütelda, nii, et me vahest, et lausa niisugune sarvedega ebajumal on see, aga see on tühine.
tegelikult on vahest lihtsalt see selline need tühised kombed ja asjad ja see, mis nagu saavutavad koha, mis täidavad tegelikult meie elu. Ja siis ongi nii, et kui Jumal hakkab nagu seda silma avama nagu sellises mõttes, et mida ei ole tegelikult elus vaja, siis sa hakkad tegelikult neid kõrvaldama. No muidugi, Joosial oli selline lugu, et see oli põlvkondade kaupa lugu, mida tema seal puhastab. Sest et et ma mõtlen, et see oli ju ette kuulutatud selle koha pealt ka, vaata kui Jerobeam juba seal hakkas seda oma seda teenistust tegema seal, eks, ja kui riik oli 8 läinud ja ma ei hakka seda kohta tegema, seal on niimoodi, et ta käsi kuivetub ja seal on niimoodi ja siis kuulutatakse ette, et ühel hetkel tuleb Joosia. Ja siis, et sellest puhastusest juba siis profeteeriti ja tegelikult räägiti. Ja nüüd hakkab, mis ta teeb? Issanda templist ta viib välja kõik asjad, mis olid tehtud Baalile ja Asarale, kõigile taevavägedele ja need põletas kõik need väljaspool Jeruusalemma. Ja sellepärast on see nii, et siuke lugu teeb neid asju, ta viib templist need asjad kõigepealt välja. Siis 5. salm kõrvaldab ebajumala preestrid, keda juuda kuningad olid seadnud suistutama ohvriküngastel. Ta käskis issanda kojast viia välja viljakustulba. Saate aru, mis on viljakustulb? Me vaata seal Roosisaare juures või? See nui, mis on seal püsti, mis on mehe suguelund, lihtsalt püsti pandud ja see on see tulp, mille juures käiakse kummardamas. Rakveres nad käivad hoopis need mune katsumas seal, eks. Ja sellepärast võtta see inimeste selline, ütleme, asi on, et ega muidu need ei läigiks, eks. Aga sest, et kuhu inimesed oma käe panevad, seal nad need läikima löövad. Ja vaata, ja see on selline lugu. Õnneks on ära lõppenud see jama, ma mõtlen, kui see Roosisaarele püsti pandi. Mul oli kurb, usklikud käisid ka seal laulmas, sest tehti mingisugused laululugusid seal alguses ja võiks ütelda sellised, lihtsalt, et ega see polnud usklike pidu seal, mitte kogudused ei läinud sinna tegema. Maailm tegi, aga usurahva hulgast ka, kes on mingisugused laulud või asjad, lähed laulad ka seal, mis asja seal laulda on. Kui sa näed seda tulpa, tulgu ammu meelde sedasi, et selliste asjade juures meie kummardamas ei käi. Ja nüüd aga me näeme, Joosia viib välja selle asja seal. Ja mis ta teeb sellega? Põletas selle Kiidroni orus pihuks ja põrmuks ja viskas selle lihtrahva audade peale selle kõige selle, mis sealt järgi jäi. Ta kiskus maha pordumeeste kojad, mis siis olid sellised issanda koja juures, naised kudusid Asarale seal telke ja siis ta laskis Juuda linna sees tulla kõik preestrid ja rüvetas ohvrikünkad, kus preestrid olid suitsutanud. Ja kiskus maha ohvrikünkad väravate juurest. Siis ta rüvetas põletuspaiga Ben-Himmoni orus, 10. salm, kõrvaltas need hobused, 11. salm, keda Juuda kuningad olid siis pühendanud päikesele. Nagu oli Velsi ärkamine, seal olid need väikesed kaevandushobused, kes, ütleme, olid ainult vandumise peale harjunud siis käsklusi kuulma. Aga kui rahvas sai päästetud, enam ei tahetud vanduda, siis ohverdati need hobused. Õpetati teised hobused, kes mõistlike sõnadega liikuma hakkavad ja seisma jäävad. Sest et ennem hobused olid õpetatud ainult, et on. Ma mõtlen seda, milline koht on tegelikult, ütleme, kuradel siin selles Eestimaal ka. Sest et nähtavasti võime ütelda sedasi, et seda nime öeldakse Eestimaal rohkem kui Jumala nime. Sest et see on selline, et venelasedki ütlevad meie kohta, et need kuradid, need eestlased, sest nad on selle nime nagu pandud, et nende suust tuleb see asi, kõige rohkem see sõna, et ühe sõna nad õpivad ära meie käest. Ja sellepärast on see nõnda, et aga kõik need asjad on sellised, et tuleb kõrvaldada kõiki need valesid asju. Ja põletab seal päikesevankri ja kõike me ei mõistagi, mis asjad need tegelikult olid, mina vähemalt ei tea. Ja siis on nii, jõuab Salomonini välja, mida Salomon tegi, rüvetas need ohvrikünkad, mida siis Salomon oli ehitanud Astartele ja Siidoni jäledlastele ja ütleme, teeb kõik need ebajumalad seal, siis samamoodi purustab ära. Ja samuti ta läheb sinna ka Peetelisse välja, samuti altari, mis oli Peetelis ja kus Jerobeam siis oli saatnud Iisraeli rahva pattu tegema, et kus tehti tegelikult need vasikad, et ka neid kummardada. Ja nii, et sellised asjad, ütleme, võivad olla. Ja ma ütlen sedasi, et see lugu on Vanas Testamendis on meil kirjas. Muidugi me tahaksime uskuda, et nii kole ei ole. Aga kui võtta, see on niimoodi, et meil ei ole lihtsalt valgust, saad aru, nii suurt.
kui tuleb Jumala valgus, siis tegelikult paistab alles, kui kole on. Sellepärast, et ennem kui asi on selline hämar, no siis ei ole kole. Aga mida suuremaks tegelikult valgus läheb, siis seda selgemaks tegelikult need olukorrad lähevad ja sellepärast on see nii, et ja me näeme sedasi, et oli üks mees, kes tegelikult siis väga otseselt, ütleme, mida ta kõike teeb. Ütleme, see 20 salm, loeme selle ka. Ta tappis altarite peal kõik seal olevad ohvrikünglaste preestrid ja põletas nende peal inimluid. Ja siis läks ta tagasi Jeruusalemma. Mõtled sedasi, mida pidi tegema näiteks Eelia, kui ta oli Karmeli mäel. Ta tapab Baali prohvetit. Seal olid niimoodi, et seal olid ju, see teine kamp oli veel lisaks, eks, Baali prohvetitele. Ta ainult ühe osa teeb. Me näeme pärast, hiljem Jehu teeb seda asja. Ütleme, et hävitab veel siis seda olukorda, mis oli seal järgi jäänud, sellepärast, et kuningas Jehul oli väga, väga suur ülesanne, mida ta tegema pidi. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me näeme, et väga karm on. Me näeme sedasi, et Samuel, kui Saul ei tapa ära seal seda Agagit, seda siis ütleme, seda Amalekide kuningat, siis on niimoodi, et Samuel teeb selle ise. Ja sellepärast see on, ütleme, et kui Mooses tuleb mäe pealt alla, ta ütleb seal nendele leviitidele, igaüks nüüd oma nuga välja ja lähete. Ja ütleme, et ei ole üldse nagu nali. See on kiitus Jumalale, et ütleme, et need on Vana-testamendi lood. Meie praegusel hetkel nugadega ei käi mitte kellegi kallal. Me nõitasid ka kividega surnuks ei viska. Vanas testamendis visati, eks. Praegu on kõikidel on võimalus tulla tegelikult pääsemisele. Vaata, siin on see suur vahe. Aga vaata, selle asjas see suhtumine on täpselt niimoodi, see on täpselt niimoodi, et vaata, sellepärast mina ühe asjaga nõus ei ole, et riikide seadusest võetakse välja surmanuhtlus. Surmanuhtlus peaks olema riikide seadustes. Kas seda täide viia või mitte täide viia, see on täpselt niimoodi, et nii kui Jeesus oli seal, kui toodi see patune naine ja ütleb, et et kõigil kivid kaasas, et Mooses käskisid viskama surnuks. Jeesus ütleb, et kes on ilma patuta, visaku. Aga ta ei ütelnud sedasi, et kuule, seda seadust ei tohi olla, et patupalk on surm, räägib Uus Testament siit saadik. Aga vaata, vaenlane on praegusel hetkel suutnud nii kaugele selle asja ajada, et riikide seadustest läheb välja ja isegi usklike mõistusest läheb välja, et patu teed ja nagu surma ei ole. On ikkagi, patupalk on surm, see on jäädavalt, jääb see selle koha pealt. Ja sellepärast, kas hiljem või varem, aga Jumal on tegelikult on õiglane ja sellepärast on nii, et me ei tohi inimesi nagu petta selle koha pealt, et me nagu teeme need asjad ümmarguseks ja pehmeks, et nagu Jumal oleks ennast muutnud. Tema juures ei ole mitte mingisugust muutust. Ja sellepärast täna on niimoodi, et alistume Jumalale. Ja siis on meil tegelikult ainult tarkust vaenlasele vastu seista. Muidu me ei oskagi oma elu ju puhastada. Ja sellepärast on see niimoodi, et oled vähe alistunud, vähe oskad vaenlasele vastu panna. Ja sellepärast on see nii, et me vahest mõtleme, aga miks me elus võitlused ei saavuta? Sellepärast ei saavuta, et oled vähe alistunud Jumalale. Kui sa ikkagi päriselt alistud Jumalale selle koha pealt nii palju, kui sa mõistad, siis selles valdkonnas sul tegelikult probleeme olema ei peaks enam. Sellepärast, et kui sa oled selle asja nagu enda jaoks selgeks teinud ja kui sa nagu täitsa julgelt oled nagu tegutsemas. Neemia aeg, samamoodi. Sama lugu on selline, et ta on jälle Jeruusalemmas, jälle võetakse, ütleme, Jumala sõna raamat välja, hakatakse lugema. Ja mis hakatakse tegema korda? Abielusid, elusid, templiteenistust, kõik hakatakse tegelikult korda tegema. Kõik asjad on, ühtäkki on vaja neid korda teha. Sellepärast, et Jumala sõna valgus, kui see tuli, siis hakati neid asju tegema. Nüüd paar sellist näidet, võtan näiteks Uuest Testamendist, Apostlite teod, võtame Pauluse esimene missioonireis. Ja vaata, Pauluse esimene missioonireis oli kohe selline kokkupõrge tegelikult selline, võiks ütelda, saatana riigiga. Ja nad lähevad seal välja esimesele reisile, Apostlite teod 13, ja on seal Sergius 7. salm, maavalitseja Sergius Pauluse juures, kes oli mõistlik mees. Ja nad soovis tegelikult siis kuulata Barnabase ja Sauluse käest Jumala sõna. Nüüd temale paneb vastu Elümas nõid, sest nõnda tuleb tõlkida tema nime, püüdes maavalitsejat usust eemale pöörata. Aga Saulus, keda hüütakse Pauluseks täis püha vaimu, vaatas teravasti ja ütles talle, sa kuradi poeg täis kõiksugu kavalust ja kõiksugu kelmust ja kõige õiguse vaenlane, kas sa ei lakka issanda sirgeid teid väänamast? Ja me näeme sedasi, et vaata,
kui teravalt ta tegelikult selle peale reageeris. Meil on vahest selline et ei tahaks ju väga teravalt kuskil nagu reageerida. Paulus reageeris väga teravalt. Ja siis ta on niimoodi, et ütleb talle, et vaata, issanda käsi tuleb su peale, sa jääd pimedaks ega näe päikest tükil ajal. Ja otse kohe langes pimedus siis selle Eleemase üle ja ringi tammuses otsis ta talutajaid. Ja nüüd maavalitseja, kui ta seda kõike nägi, ja siis ta hakkas selle uskuma, olles hämmastunud issanda õpetusest. Ja sellepärast, kallid, vaata, need on näited tegelikult, et vaenlasele tuleb tegelikult vastu seista. Sellepärast, et et oled ju nagu külas ja niisugune tunne, et nagu viisakaks peaks olema ja eks meiega oleme vahest niimoodi, et püüame nagu tegelikult meeldida inimestele ja see on täiesti tavaline asi. Vaata, Jeesus ei püüdnud kellelegi meeldida, kui ta siin selles maailmas oli. Ta meeldis, võiks ütelda, loomulikus mõttes ta meeldis väga paljudele inimestele, ta meeldis patustele ka. Nagu on öeldud, ta oli patuste sõber. Aga ta eesmärk ei olnud sedasi, et ma lihtsalt käin. Vaata, ma küsisin ühe küsimuse, et vaata, kui me armastame, et siis on niisugune oht, et kas, kui me kedagi väga nagu arvastame, et kas sellega ei kaasa nagu selline kuidagi nagu mingisugune inimesele meeldida püüdmine. Kallid, ja sain vastuse, huvitav vastuse issanda käest, et ei, kui sa siiralt armastad, siis sinu armastus on tegelikult inimesele valus. See ei ole, võiks ütelda, meeldiv, sest kui sa armastad, ütleme, sellist inimest, kes mõistab tegelikult, et ta ei vääriks seda nagu. Ja kui ta saab seda armastust kogeda, siis see pigemini on selline, et see on veel valusam, kui selline mingisugune lipitsev selitamine, pole viga, et sa oled tubli ja kõik on hästi. Vaid et ei, see armastus on tegelikult nii võimas asi ja sellepärast ära karda armastada, aga ära püüa lipitseda ega meeldida. See on, ütleme, et me teame vahest, et kuidas on vaja nagu käituda ja kuidas nagu midagi saavutada ja ütleme, inimesed on selle koha pealt on nagu meistrid ja kiidavad, nagu minu ema just ütles sedasi, et kaks õde neid oli, kui nad kasvasid, tal oli vanem õde ja siis oli nii, et see kiitis teda, et sa oskad hästi putru keeta, aga mis eesmärgil, et tema seda putru keedaks, tead, eks, et ja sellepärast see ei ole siiras armastus, et see oli lihtsalt selline oma kasu peal väljas. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et mismoodi meie elame ja käitume, et kas on mingi motiiv selle juures või on see tegelikult siiras. Ja sellepärast, kui on see siiras armastus, siis me ei pea kartma tegelikult sellega siin selles maailmas olla. Sest et see on Jumala moodi ja see saadab seda asja korda, mis on vaja. Ja me näeme, et see oli tegelikult siiras armastus nii selle nõia vastu kui selle maavalitseja koha pealt, kellele ta lahvatas. Ja sellest mina olen natukese kimbatuses, ma näen, et vahepeal tulevad niisugused kutsed, et kui niisugused poliitikud ja riigitegelased tuleb kokku, kusest tule ka, ole seal nende keskel. Aga enamuses on lihtsalt, sa lähed sinna naeratama, kui tore, aitäh, et mind kutsusite. Ja aga puhastada mitte midagi ei saa. Pool pehmeid jutusid saab rääkida ja niisugused naeratusi teha, aga nagu tõde nagu ütelda ei saa. Ja sellepärast on see niimoodi, et parem ei ole nagu vaja seda. Jeesus läheb variseri kotta. Kuidas ta räägib, ütleb, kuule, mis? Mu jalgu sa ei päästnud, midagi sa ei teinud. Aga see naine tuli, suudleb mu jalgu, peseb, valab oma seda salvi peale. Täiesti julgelt, ütleme, et kas me külas olles niimoodi kellegagi käitume? Vaevalt me käitume sedasi, et lähme niimoodi pretensioonitama, et kuule, et halvasti vastu võtsid mind siin praegusel hetkel. Tead, aga me näeme sedasi, et aga see on tegelikult see tõeline, sellepärast, et meie tegelikult oleme sellised, et me väga palju neelame alla igasugust, mida alla neelama ei peaks. Ja sellepärast me näeme, et meil on õppida. Kui seal on niimoodi, et võtame ühe Peetruse looga, seal on, Samaaria on niisugune huvitav koht, eks me näeme, et Samaaria naise kaudu seal tuleb suur lugu ja nüüd on jälle Samaarias Apostlite tegude 8. on jälle selline moment, kus on seal ühesõnaga evangeeliumi kuulutatud ja Peetrus ja Johannes lähevad Samaariasse. 8 ja 14 juba hakkab see pihta. Ja seal inimesed ei olnud veel püha vaimu mõistnud ja vastu võtnud ja apostlid panid oma käsi nende peale ja inimesed said siis püha vaimu. Ja 18 salm, kui Siimon nägi, siis seal oli ka üks nõid, Siimon oli nagu Peetruse nimi ka, eks. Et vaimu antakse apostlite kätte peale panemise kaudu, tõi ta neile raha. Ja andke mullegi see meelevald, et igaüks saaks püha vaimu, kelle peale ma iganes käed panen. Aga Peetrus ütles talle, hävigu su õbe koos sinuga ja kui sa arvad, Jumal andi saavat raha eest.
sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest su süda ei ole siiras Jumala ees. Paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu issandat, et su mõttevälgatus ehk sulle andeks antaks. Ma näen sind täis siis olevat kibedat sappi ja ülekohtu köidikus oled, eks. Ja siis see mees mõistis sedasi, et kuule, nüüd loeti nii palju sõnu peale, et ta palub sedasi, et kuule, et paluge teie nüüd minu eest issandad, et minu peale ei tuleks midagi sellest, mis te olete öelnud. Sest ta nõid oli harjunud ise sõnu peale teisel panema, eks. Ja nüüd kui talle endale pandi, siis ta ehmatas ära, et oi, et vaata, mis siin praegusel hetkel tuleb. Aga me näeme sedasi, et vaata, see oli tegelikult vastu seismine tegelikult kuradile. See oli otsene tegelikult vastu seismine. Ja sellepärast on see nii, et tead, meil on väikesed kohad tegelikult, kus ütleme, et on vaja vastu seista. Ütleme, et omas elus, me ei ole kõrgetes positsioonides. Kui sa saad, ütleme, näiteks saad siin riigis ministri tasemele ja kui sa oled Jumala laps, no siis sa pead tegelikult kas või oma töökoha kaotamise hinnaga seisma seal vastu. Mitte tegema seda tahtmist, sellepärast, et vaata, küsimus on see, et see on täpselt nii, nagu see kuninganna Ester, nagu me siin kolmapäeval vist, kus me palusime sedasi, et Jumal tõsta üles need Estrid, et nad ei läheks sinna lihtsalt naeratama, vaid et nad oleksid valmis oma elu hinnaga tegelikult õiguses seisma. Vaata sellest, et Jeesus tuli siia sellesse maailma, ta tuli täis armu ja tõde. Teate, see on tegelikult meie rahva õnnistus, kui on neid julgeid inimesi nagu selle koha pealt, et kes lähevad selle tõega kõige kõrgemale tasemele, kartmata seda, et kas sa kaotad oma elu või koha või lükatakse sind välja või naertakse välja, vahet sellega tegelikult on. Sellepärast, et issand on lubanud tegelikult vahest meid nagu selle jaoks, et me päriselt tegelikult nagu oleksime tegutsemas. Ja sellepärast näed, nii Peetrus oli sellel hetkel julge, Paulus oli muidugi kutsutud tegelikult, ütleme seal kuningatele ülematele kuulutama ja ta kuulutas ja rääkis nende eest tegelikult julgelt. Nii et sellised asjad. Nüüd järgmine koht on natukese veel, mida loen, on Jakobuse kiri, sest algasime sellest ka ja läheme veel korraks sinna tagasi. Ja Jakobuse kiri, Jeesuse vend, kirjutab seda ja ta ütlebki seda, et me usku proovitakse. Ja kui me nendes kiusatustes, nendes läbikatsumistes oleme, ta lausa ütleb sedasi, et pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, proovidesse või katsetesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Ja sellepärast Jumal on tegelikult meie juures niimoodi tegutsemas. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, saab ta pärjaks elu, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ja sellepärast see on nii, et ilma proovideta meie usuelu siin selles maailmas tegelikult mitte sugugi ei ole. Me oleme praktika keskel ja sellepärast nagu algasin seda mõtet, et meil on 2 praktikat, alistuda Jumalale ja seista vastu kuradile. Need on 2 praktilist asja, mida meie peame tegema. Ja sellepärast on see nii, et ja vaata, kui näiteks, et kui käid autoga ülevaatusel, kui õnnelik sa oled, et ülevaatus läks läbi. Vana auto ei läks läbi. Ja tead, ole õnnelik, vana usklik, kui sa kiusatuses vastu pead. Et tunne rõõmu, täpselt samamoodi, nagu sa auto ülevaatuses tunned rõõmu, et läks läbi, tead. Ise tead, natuke vigu küll seal läks, aga tead, ei märgatud, tead, ja oled nii õnnelik. Tead, aga see on niimoodi, et kallid, samamoodi, vaata, me oleme nagu sellistes proovides ja kohtades ja raputatakse kõvasti. Vanasti tõesti oli niimoodi, et oli ülevaatus. Seda praegusel ajal peaks uue nime mõtlema autole ülevaatuse koha pealt, see ei ole mitte mingisugune ülevaatus. See on igalt poolt alt ja igalt poolt ja raputused ja see on ikka täitsa katsumus, millest auto tegelikult läbi läheb, kui ta seal ragiseb seal peal, eks. Ja tuure põhja lüüakse ja kõike tehakse, võiks ütelda üsna maksimaalselt vahest seal, mida nad teevad. Ja õige ka, et teevad seda asja. Vanasti oli tõesti ülevaatus. Ma keeles, kes nagu tal sõitis, see oli tõeline ülevaatus. Miilits käis ümber auto, vaatas ringi, mul oli üks Keila tuttav Miilits oli, kelle juures ma läksin järvele, seal järveteenenduse juures oli üks putka, kus ka vaatas üle ja ütlesin ükskord oma direktorile töö juures, seal, et ma lähen nüüd autoga ülevaatusele, ma lähen sinna, et mul on seal tuttav mees Miilits, et ma lähen sinna, et vast vaatab paremini. Tead, et mida neid teisi tead, kas nad ikka hästi vaatavad. See muidugi vaatas kohtlaselt otsa mulle. Aga et miks ma nii räägin, aga ega see ei olnud ka mitte midagi, see oligi ümber jalutamine ja vaadati,
et seda autot, et olemas on ja rohkem kontrolliti, et ei oleks varastatud mootor või varastatud kere või et kas numbrid lähevad kokku, see oli see ülevaatus, see oli selle ajal rohkem tähtis kui muu asi. Aga okei, no ajad on sellised, aga me usuelu läheb tegelikult praktilistest proovidest läbi. Ja millal on meil, noh, ütleme, järgmine hetk on nagu selline, ma mõtlen sedasi just see, kus on see kiusatuse proov. Jumalale alistumine, noh, see on meie otsus. Aga need proovid, kus tegelikult vaenlane, noh, meid kiusama saab tulla, no need ei ole nagu tegelikult meie valida. Natukese me saame vähendada seda asja. Vaata, kui meil on neid, noh, ütleme, et vaata, meid kiusab, nagu siin Jakobus kirjutab sedasi, et pigem on nii, 14 salm, et igat üht kiusab ta enese imu, ahvatledes ja peibutades. No palju sul on mingisugused imusid või tahtmisi, sellest nagu tegelikult sõltub ka, kui palju on tegelikult vaenlasel võimalik sind kiusata. Sest et vaata, see on nagu tema maa, kus ta saab nagu külvata, ärge andke maad kuradile, seal ütleme, Efesuse 4. peatükis on räägitud. Ja noh, ütleme, et seal on Efesuse 4. on räägitud, mis asjad, ma võib-olla ei hakka lahtigi tegema, lihtsalt nimetan. Seal on jutt räägitud sellest, et ärge valetage, varastage, noh, ütleme, lihtsalt sellised asjad Paulus tuletab meelde, sest Efesuse 4.22 ütleb sedasi, et meie vana loomus tegelikult laostub imude käes. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, me peame lahti ütlema nendest asjadest, sest et vaata, kui kuskil on need asjad ja ütleme, et ja kõik need oorajad, kõlvatud, ahnitsejad on ebajumala teenrid, Efesuse 5.5, noh, ütleme, ja sellepärast ja Johannes oma kirjas ütleb, et lapsukesed, hoiduge ebajumalatest. Ja nüüd on see selline lugu, et vaata, nüüd olid need ebajumalad loetud, me seal Vanast Testamentist lugesime, et mingisugused kujusid muudkui tassiti. Mõtled, noh, et mul pole ühtegi kuju. Aga äkki on ka, mine tea veel, kui ikka hästi kontrollid, kuskil võib olla mõni, eks. Aga siin on räägitud lihtsalt, et kas ahnus. Lihtsalt, et ütelge lahti nendest asjadest ja sellepärast, kallid, need on sellised asjad, et lihtsalt me vajame Jumala armu. Ilma alistumata, ma ütlen sedasi, meie oma elusid korda ei saa Jumalale, sest et vaata, kui me alistume talle, siis tegelikult tuleb meil see võimalus, et me saame hakata endid puhastama. Ja siis on kõik valetamised ja vihastamised ja varastamised ja joovastumised. Ja praegusel hetkel on niimoodi, et vaata selle koha teen lahti küll, 1. Korintuse 6.12 on selline ütlemine, et miski asi ei tohi omada meelevalda meie üle. Öeldakse, mul on kõik lubatud, siiski kõigest ei ole kasu, mul on kõik lubatud, siiski miski ärgu saagu meelevalda teie üle. Ja teate, sellest salmist loetakse kahtepidi välja. Kes loeb välja, mul on kõik lubatud? Ja võtabki, no sõna ütleb, kõik on lubatud, tähendab lubatud. Mul on kõik lubatud. Võtad näpu alt, mul tuli siuke salm, eks. Ja noh, siis mina ei tea, mu piiblis on väga hästi alla äärde vaja panna. Või hästi sinna kuskil üles keskele, tavaliselt sinna keegi näppu ei pista. Aga noh, okei. Aga noh, ütleme, et inimene võtab nagu selle. Aga me paneme tähele seda, mida Paulus seal edasi ütleb, et miski ei tohi omada meelevalda. Mis omab sinu üle meelevalda? No ütleme, et osadel on narkots, alkohol, omab meelevalda. Aga miski ei tohi omada meelevalda. Ja ma mõtlen sedasi kõik, no kas või mingisugune arvutimängud või mingisugused seal, mina ei tea, seal Facebookis istumised või tundide kaupa või no, et oled tunned sedasi, et sa oled selle meelevalla all, sul on nälg nagu selle järgi, ta omab sulle meelevalda, sa teisiti ei saa. Sest et teatud asjad on sõna ütleb seda, miski tegelikult tohi omada meelevalda meie üle. Ja sellepärast on see nii tähtis, et no meie, noh, ütleme, saavutaksime siin nagu seda võitu selle koha pealt, et need immude kaudu tegelikult toimuvad need asjad. Ja Jakobus oma kirjas, noh, olen seal Jakobuse kirjas ka, ta ütleb, et inimene olgu kärmas tegelikult kuulama. 19, see on natuke mulle ka õigustust, kui ma vahest väga kiire jutu peale lähen. Et teadke seda, mu armsad vennad, inimene olgu aga kärmas kuulama. Nii et mine kuulama kodus jutlus üle, pane kiirust juurde. Aga ise pikaldane rääkima ja pikaldane vihastama. Sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Ja sellepärast on see nii, et ja siin on, mis siin on edasi maha vaja panna, pange maha kõik rüvedus, rohke kurjus 21 salm ja võtke vastu tasadusega sõna, mis on teisi istutatud ja suudab päästa teie hinge. Ja sellepärast on see nii, et see Pauluse merereis, noh, see on niisugune, noh, ütleme, haruldane nagu näide, kuidas kõike pannakse laevas maha.
seal on niimoodi, et lasti visatakse välja, noh, see kaup, mida vead, mida nagu vastutad, et vead. Siis hakatakse laevariistu välja viskama, mis on laeva juhtimiseks on vajalikud või noh, niisuguseks toimimiseks on vajalikud. No ütleme, seal läheb kõik. Päästepaat raiutakse ära küljest. Siis on niimoodi, süüakse kõhud täis, toit ka visatakse minema. Ja lõpuks pääsemiseks oli vaja, et lihtsalt nendel laevajuppidel, kes ujuda ei osanud, said pääseda. Ja sellepärast on see niimoodi, et pange maha kõik koormav, kõik takerdav asi. Ja vaata, see oli selline asi, et vaata, seda kõike sa tegelikult ise teed. See oli otsus sedasi, et nüüd viskan selle, nüüd jätan selle. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, et vaata, see on nagu selline sõna järgi tegemine. Ega Pauluse sõna järgi alguses ei tehtud, lõpuks tegelikult tehti. Sa mõtled sedasi, Paulus ütleb, tead, mehed, sõdurid, raiuge see päästepaasi, see nöör läbi, laske tal minna. Kui päästepaati lähete, te ei pääse, aga kui te päästepaani minema lasete, siis pääsete. Vaata, kuidas oli meelevald juba käes, kuidas ta suutis seda olukorda nagu muuta. Ja et hakati talle nagu kuuletuma ja kõik pääsesid, kõik 276 inimest tegelikult pääsesid. Nüüd siin Jakobuse kirjas, eks on veel siis öeldud sedasi, et see sõprus maailmaga, see on eelmise mõtte juures meil oli ka, et me ei pea seal maailma ees lipitsema, see on tegelikult on vaen Jumala vastu, Jakobuse 4.4. Aga üks asi, mis mulle ka silma veel väga jäi, kui ma seda Jakobuse kirja lugesin, oli see, et vaata, rikkad on tegelikult need, kelle järgi inimestena joonduda tahame. See on selline, ja mina ütlen, mida vaesem inimene, seda rohkem ta rikaste järgi joondub. Ta on valmis, see on selline huvitav asi, et ma olen vaadanud sedasi, et vahest oli niimoodi, et kui oli, ammu ei ole mina valimistele olnud ja kui räägid sedasi, siis oli vaadata, et ütleme, sotsiaalmajas elav inimene, usklik, ütleme, võib-olla isegi sellises kohas ja usub Jumalat, aga kõige rikkamale variandile paned hääle, mitte kristlikule mõtteviisile, vaid kus kirjutatakse nullid ritta, et nii palju neid saad. Ja tead, siis mul oli see niisugune, et huvitav, kuidas see niimoodi on. Aga vaata, kuidas on niimoodi, et kuidas ütleme, Jakobus hoiatab, ütleb, et kui rikas tuleb koosolekule, siis ärge võtke teda kuidagi nagu eriliselt vastu. Ja sest, et vaata, et inimesed nagu hakkavad kuidagi nagu kummardama neid. Ja just selliselt. Sest, et ta ütleb sedasi, et just need rikkad tegelikult on need, kes rõhuvad ja teevad, ütleme, vaestele häda. Ja millegi pärast on niimoodi, et inimesed nagu seda ei mõista. Ja sest, et Jakobus tuletas seda nagu meelde, et ärge seda viga ka tehti. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja rikastele ta ütleb sedasi, et 5. peatükis ütleb sedasi, et teie peate üldse ulguma ühel hetkel. Rikkad nutki ulguge oma tulevaste hädade pärast. Sest rikkus on pehkunud, teie reivad on koitunud, teie kuld ja hõbe on roostes ja nende rooste saab tunnistuseks, teie vastu sööb teid nagu teie liha nagu tuli. Te olete kogunud tagavara viimseil päevil. Me näeme seda, et praegu selline majanduslik asjade lahendamine on tulnud, aga loed Jakobuse kirja, ütleb, et viimsel päevil sellega ei ole midagi teha. Liisa ütleb oma kehasel, ütleb, et kas on praegusel hetkel aeg osta need põldusid ja viinamägesid ja neid ülikondasid ja kõiki, mille järgi ta seal jooksis. Ja sellepärast, kallid, see on nii, et meil peab olema nagu seda issanda käest nagu tarkust, et millega tegelikult tasub tegeleda. Kui valus tegelikult see asi on nendele inimestele, kes ütleme, et Ukraina näide, toon ühe niisuguse näite. Tuli see sõda, enne seda seal keegi paneb oma hambaarsti ravikabineti püsti. See on suur kulutus, võiks ütelda. Järgmise hetkel tuleb sõda, jätad kõik ja lihtsalt hingega pääsed. Ja siis mõtled, kui valus tegelikult võis olla sedasi. Ja kui sellisel hetkel, et sa teed ja järgmisel hetkel on see kõik. Ja sellepärast ma rohkem ei hakka ütlema, sellepärast, et väga paljus see, ütlen nii palju sedasi, et väga paljuski need sõjapiirid käivad rikaste järgi, sest need jooksevad praegusel hetkel jooksujalu, et kuhu ei tohiks midagi kukkuda, sellepärast, et seal on meie kallid asjad kõik, sest nad teavad, kus need asjad on. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et aga aidaku meid tegelikult Jumal, et me kui tuleme ta sõna juurde, et alistume Jumalale ja seisame vastu sellele kõige pakkujale, kes tuleb kõike seda tegelikult pakkuma, aga võtta tema ees ja kummarda. Ja kummardame oma issanda ees. Amen. Tõuseme. Isa, me täname sind selle tänase hommiku eest ka ja Jumal, tänu sulle, et sellel külmal hommikul nii palju rahvast on tulnud ka Jumal su kotta ja Jumal, sa oled täna andnud ühe sellise sõna, mis on nagu selline praktikalugu ja sellepärast, Jumal, me täname sind, et võime lihtsalt paluda, et praktikas läheks täide.
et eelolev nädal, eelolevad päevad me oleksime alistunud sinule, su sõnale. Ja kus sa oma sõnavalgust meile näitad, et me oleksime valmis korrigeerima. Isa, ma palun lihtsalt seda armu. Aga isa, ma palun samuti ka, et kust tulevad need ülevaatused ja proovid, et me nendes vastu peaksime, kus need kiusatused, kus need pakkumised, mis tulevad need vaimulikult või tulevad need ajalikult või isa, me palume, et alati tunneksime ära, kust allikast tegelikult see mingisugune tahtmine tuleb ja sellepärast, isa, me täname sind, et me tohime lihtsalt paluda seda, et me eristaksime vaimusid, et me igat avatud ust ei peaks selleks ukseks, mida sina avad, vaid oskaksime valida oma sammusid, Jumal, sinu juhtimise järgi. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle selle tänase hommiku eest ja kus sa oled oma vaimu läbi meile märku midagi andnud, isa, ma palun sedasi, et me ei oleks unustavad kuuljad ja aita seda, et kui midagi on täna nagu saanud, vähemalt me mõttemaailmas ja meie südames nagu mingisugune otsus, et me midagi puhastame, aita meid püsima jääda selle sisse, isa, me palume seda Jeesuse nimel, amen.